Tere, Imre! Tere! Rõõm näha. Minul ka. Ole hea, ütle, kus me praegu oleme sinuga? Hiiumaal Püüniste töökojas. Siin on nüüd praegu ühe raammõrra karjaaia tegemine. Karjaaed? Jah. Me räägime ikka kalandusest, mitte põllumajandusest, jah? See on kalandus. See ongi see koht, kus kala nagu kokku aetakse mõrrad. On kahte tüüpi nagu vitsmõrrad ja raammõrrad. Vitsmõrrad on selliste rõngastega, raammõrrad tulevad selliste neljakandiliste raamidega. See on nüüd tehtud tinema päraga, see on nüüd ülgekindel, et üljes seda katki ei tõmbaks. Nüüd oli kogu aeg probleem, et ülged tõmbasid katki. Siit on nüüd näha need pujused, kala hakkab sealt poolt tulema, seal ees on nagu esimene pujus, kus kala suurem see on, et ta sisse mahuks. Ja siin taga on nüüd, nagu ütleme, soomlased kasutavad sellist varianti, et see viimane pujus on kiirtega, tamiilid niimoodi pannakse. Et kala siit nagu vahelt tuleb siia ära, aga tagasi ta enam sinna ei lähe. Ta läheb vast tamiili ja siis läheb nagu tagasi. Siin teeme nakkevõrke. Mis on nakkevõrk? Kui all olid mõrrad, mis ajavad kala kokku lõpuks kotti, siis see töötab sellega, et ta on peenikene tamiil ja kala paneb oma pea siia sisse ja jääbki kinni lihtsalt siia. Nakkub nagu sellest ka see sõna, et nakkevõrk. Mida ta nagu silmas peab, see tellija, või millega ta arvestama peab, kui ta oma tellimust esitab? Et ma just mõtlen nüüd kalapüügi spetsiifikat, et mis talle oluline on, millega arvestama peab? No esimene asi, mis kala püütakse, et sellest sõltub silma suurus. Ja niidi jämedus mängib siin rolli, et mida peenem niit see tamiil on, seda paremini see kala jääb jälle siia kinni. Sa siin oma abilistega teed uusi võrke, kas sa vanu parandad ka või? Ikka, parandame ka, aga tänapäeval on juba see, kui ta on nii katki, siis on odavam teha uued sellised peale ja uus võrk, et see parandamine on suht kallis töö. Kuidas sulle endale tundub, kui siit altkorruselt midagi kaasa osta või siit ülevalt, kus ju valikut on, siis kas see on tänapäevaks lukskaup? Üldiselt küll, jah. Ei ole odav. Et väga-väga kallid on need püünised ja võib juhtuda, et jäävad tormi kätte ja on need esimese või teise korraga sul puruks või kadunud, mis iganes, et see odav ei ole.